Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja minister, kes tegi meile ettekannet pikaajalise arengustrateegia Eesti 2035 elluviimisest. See on ettekanne Riigikogule, kus tuuakse välja märksõnad. On toodud siin visioon ja väljakutsed ja siis me ütleme siin, või minister ütleb siin läbi ametnike kirjutatu, et tulevikuprognoos on, et kui trendid meil jätkuvad, siis aastaks 2050 on rahvaarv enam kui pooltes omavalitsustes vähemalt 25% vähenenud. Aga mis on lahendused? Me räägime tagajärgedest, me peame tegelema tagajärgedega, aga mis on meid sinna viinud? Mõtleme nüüd natuke, et miks on tekkinud olukord, kus inimesed lähevad ära maapiirkondadest, inimesed lähevad ära ääremaadelt, kogunevad linnadesse ja siis me tõdeme seda, et 60% elanikest elab Harju- ja Tartumaal. Aga see on ju puhtalt praegu valitseva võimuerakondade teadlik poliitika. On ta iibe probleem, esimene asi võeti lastetoetused ära, maapiirkondades liikumiseks autod, tehti automaks, siin võib-olla Tallinnas, Tartus saad elektriautoga sõita, maapiirkonnas elektriautoga sõitmine on raskendatud. Me võime juttudes rääkida, et käime koha peal ja vaatame, kuidas tublisti läheb kõigil. Samas praktiline elu on hoopis midagi muud. Nüüd automaks, mis veel, tulu, käibemaks, kõike tõsteti ja selle võrra jääb ju rahvale tegelikult raha hoopis vähem kätte. Lisaks veel erinevad planeeringud tuulikute paigaldamiseks, et maapiirkonnast veel inimesi ära saata. Päikesepõllud tehakse, päiksepaneelid, et põllumaad viia tootmisest välja, et on jäänud pidurdama väärtusliku põllumajandusmaa seadus. Et kus on, et kui me räägime siin suurte sõnadega toidujulgeolekut, siis tegelikult reaalselt tegevusi ei tehta selleks. Oluline asi, mis minister ütles, et tahab küll 15 teemat puudutada, aga kalandus ja rannapiirkonnad. Et tegelikult väga oluline on ta nii Peipsiääre kalandus, Võrtsjärv, Läänemere kalandus, et sinna tuleb ka panustada ja seda tuleks siin Riigikogu puldis välja öelda. See, et meil on 15 teemat, kõik ei jõuagi selle 20 minuti jooksul või poole tunni jooksul läbi rääkida, siis oleks vaja ikkagi ära markeerida see. Ja selline ühtlane areng nii maapiirkonnas kui ka rannakülades ja kalanduses oleks nagu tahtnud ka mingit tulevikuvisiooni näha, et mida selleks teha. See kohaliku kasu instrumentide väljatöötamine, mis asi see on? See, et meile öeldakse, et tuleme siia pulti ja Riigikogu arutame seda, siis tegelikult siin ei ole ju arutada, et tuuakse teema ette ja siis kas ollakse nõus või mitte. Nüüd kohalik toidujulgeolekus, et tegelikult ju mida lähemalt toit tuuakse, seda keskkonnasõbralikumad on, seda tervislikumad on ja tegelikult on kogu nõndanimetatud matemaatika selles, et koolid, lasteaiad, kui neil on omad sööklad, omad köögid, kus ise toimetatakse omad kokad, siis nemad saavadki tuua ju kohalikku toitu. Kui me hakkame ühishankega tegema, ühise nagu tsentraalselt neid asju tellima, siis tekibki see, et tellitakse kogust, mis ei ole võib-olla ühel tootjal pakkuda, ei ole teisel tootjal pakkuda. Kui nad panevad oma asjad kokku, hakkavad koos seda pakkuma, siis ei pruugi neil olla sama kvaliteet. Need on sellised otsused, mida peaks piirkonnas tegema ja koolide, lasteaedade sööklad ja köögid peaksid jääma alles. Minister juba ütles siit välja, et uuel perioodil peavad arvestama tootjad ja põllumehed, et toetused vähenevad. Kui siiamaani käis selline uinutav jutt, et me kõik seisame selle eest, et toetused ei väheneks, siis nüüd öeldi välja, et põllumehed, teie toetused vähenevad, et pange ennast valmis selleks. Ja kui me nüüd räägime edasi siin bürokraatia vähendamisest, siis kui me nüüd eelkõneja rääkis PRIA-st, siis tegelikult seal ju me loome bürokraatiat juurde.
Eelmine aasta pandi ühise põllumajanduspoliitika ja selle lüpsise raames pandi e-PRIA kaudu e-põlluraamat tööle. Ja mis sellest kasu on? Suur null. Tootjad peavad täitma seda, põllumehed peavad täitma seda, tuleb kontroll kohale, kirjutab, et andke mulle põlluraamatut. Tootja ütleb, et aga mul on e-PRIAs, aga me ei pääse ligi sinna. No kuhu me jõudnud oleme? Ta peab need samad lehed uuesti välja printima, et anda PRIA kontrollile, et e-põlluraamatut e-PRIAs vaadata. No, ja see on kohustuslik KSM-i taotlejatele. No nüüd on veel järgmine süsiniku arvestus seal või lämmastiku arvestus. Kuidas seda teha? Kohustuslik, mitte keegi ei tea. Tulevad juhised, aga see on vaja 1. detsembriks ära teha. Ja kui seda ära ei tee, on toetuste vähendamine. Nii et sõnades me kõike võime seda rääkida, et bürokraatia väheneb, kuid tegudes me sinna ei jõua. Paar asja ma tahtsin veel siin öelda. Just selle investeeringutega. Põllumeeste pikalt oodatud investeeringutoetus, mis pidi avanema eelmise aasta septembris, suurusjärk 50 miljonit, mis jagatakse ära sisuliselt kuu aja jooksul. See on ühekordne taotlusvoor. Nüüd määruse muudatusega algselt pidi see avatama 29. september ehk esmaspäeval, nüüd on jälle lükatud edasi 13. oktoober. Et see edasi lükkamine käib, põllumehed teevad ettevalmistusi ja kogu aeg lükatakse edasi. Ja lõpuks tuleb võidujooks ajaga, kes esimesena jõuab taotleda ja siis pannakse taotlusvoor lukku. Muud tingimused siin on ta siis koolituste või lisapunktide saamiseks ka tootjaorganisatsioonides olemine. Et siin me võime seda äpindust ja kõike neid elektroonilisi asju põllumajandus kasutada, aga tegeliku elu on selline, et meil kasvavad kohalikud sordid, Eesti sordid, mis on aastaid kasvanud. Pidasid nad vastu põuale, pidasid vastu külmale, pidasid vastu kõikide märgadele aastatele. Need tuleb toetada kohalikke sorte ja kohalikke tootjaid ja nende tegevust maapiirkonnas. Ja lõpetuseks tahaks öelda, et pikk tee on veel minna, et tagada regionaalne tasakaalustatus, toidujulgeolek ning ühtlane ja võrdne kindlus põllumajandustootjatele Eestis. Aitäh! Suur tänu! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud Riigikogu. Rail Balticust oleme me rääkinud juba üle 10 aasta. Seda on nimetatud sajandi projektiks, Balti riikide ühendajaks, tuleviku majanduse tõukajaks. Kuid kui me vaatame tänaseid fakte, siis peame tunnistama, et see projekt on läbi kukkunud. See projekt ei arvesta tegelikult rahaliste vahendite puudusega ja see on suur probleem ja täna seisab see projekt savijalgadel. Kõigepealt tähtajad ja lubadused. Algse plaani kohaselt pidid rongid sõitma hakkama käesoleva aasta lõpuks. Nüüd on ametlik valmimistähtaeg 2030. Minister kinnitas majanduskomisjonis, et kopad lüüakse maasse kogu trassi ulatuses juba järgmisel aastal. Samas käivad hoogsalt trassialuse maa omanikega vaidlused. Nii et väga kaheldav, kas need vaidlused ka järgmiseks aastaks lõpuni jõuavad. Kuid milline on see raudtee, mida siis 2030. aastaks plaanitakse? Mitte see, mida lubati 10 aastat tagasi. Mitte 2 rööpaga täismahus koridor, kus iga rong liigub kiirelt ja tõrgeteta, vaid 1 rööpaline kompromisslahendus, kus rongid peavad üksteisest mööduma jaamades või niinimetatud operatsioonipunktides. Esimese etapi maksumuseks hinnatakse 3,1 miljardit eurot. Sellest on peaaegu kaetud umbes 1,5 miljardit. Teisisõnu, pool rahast on puudu. Rahastamata osa 1,75 miljardit eurot.
Lisaks prognoositakse veel 272 miljoni euro suuruses toetavate tegevuste ja regionaalse reisijaveo käivitamise tarvis oleva summaga. 2030. aastaks peaks raudtee olema töökorras Tallinnast Leedu-Poola piirini, kuid mitmete ehituskompromissidega. Need kompromissid on märkimisväärsed. Näiteks ehitatakse kogu Eesti lõik üherööpmelise liinina, kuid algne plaan oli ju 2 rööpapaariga. Kahepoolse liikluse võimaldamiseks ja kiiremaks rongide möödumiseks rajatakse jaamadesse, peatustesse ja nii-öelda operatsioonipunktidesse möödumisteed. Ka Muuga Soode vahelõik, mis teenindab ainult kaubarongiliiklust, ehitatakse üherööpalise liinina. Liiklusjuhtimissüsteemid rajatakse 80% ulatuses ja elektrifitseerimine 70% ulatuses algselt planeeritud mahust, sest üherööpaline lahendus vähendab vajadust suuremate süsteemide järgi. Lisaks jäetakse esimeses etapis ehitamata 11–13 viadukti. Ümbersõidud suunatakse teiste kavandatud lähedaste ristmike kaudu. Kõik 12 kohalikku peatust arendatakse minimaalsel tasemel. See tähendab, et jaamahooneid ei ehitata ning välialad nagu parklad ja haljastus jäävad vähendatud mahus. Tegelikult on tegu põhimõtteliselt teivasjaamadega. Vaatamata mahulistele kärbetele rõhutas Kliimaministeerium, et raudtee läbilaskevõime ja ühenduse kiirus jäävad võrreldavaks täismahulise lahendusega. Rail Balticu esimese etapi ehituse maksumuseks, nagu ma ütlesin, hinnatakse 3,1 miljardit eurot, millest umbes 1,5 miljardit on praegu kaetud. Aga praeguste hinnangute kohaselt ulatab rahastamata osa ligi 2 miljardi euroni ja 2025. aastal plaaniti ehitusse investeerida ligi 290 miljonit eurot. Tänaseks me teame, et vähemalt 165 miljoni euro eest investeeringuid lükati järgmisesse aastasse. Ja märkimisväärne osa rahastamata summast loodetakse katta järgmise Euroopa Liidu pikaajalise eelarveraamistikuga. Küsimus tekib, aga kust see raha tuleb? Kliimaministeerium vastab, et loodame Euroopa Liidule, loodame kasvuhoonegaaside kvoodi tuludele, kuid sellest ei piisa. Siis tuleb võtta nähtavasti laenu. Head kuulajad, see ei ole finantsplaan, see on soovmõtlemine. Ja kolmandaks, riskid. Kui juba praegu on rahapuudus, siis kes katab teise etapi kulud? Kui rongide ostmiseks on vaja 60–70 miljonit eurot, siis nendest kuludest ju ei räägita. Seda enam, et rongide ostmisega pole ju veel alustatudki. Kõne all on küll raamlepingud, aga ka rongide valmimine võtab aega ja võib juhtuda nii, et kui see trass ka kunagi valmis saab, siis ei ole ju ronge. Ja on veel risk, et projekt venib veelgi. Meenutame, et algne tähtaeg oli ju 2025, aga nüüd me räägime juba 2030. aastast ja juba praegu on teada, et viadukte ei ehitata, kõiki jaamu ei ehitada, siis nähtavasti 2035. aastal me peame juba järgmisest etapist rääkima, mis siis hakkaks tegelema nende puudolevate jaamade ja viaduktide väljaehitamisega. Ja neljandaks vaatame ka rahvusvahelist mõõdet. Meil öeldakse, et Euroopa maksab, aga Euroopa Liidu rahastus
periood lõpeb 2027. aastal, uus periood algab 2028. ja tavaliselt esimesel aastal toetusi ei maksta. Just siis, kui tööd peaksid olema kõige intensiivsemad, tekib rahaline auk ja see tuleb jälle leida Eestil enda taskust. Samal ajal, tuletan meelde, on Lätis ja Leedus täpselt samad probleemid. Kui üks lüli nõrgeneb, ei saa ka teine edasi liikuda ja Rail Baltic on ju tervik. Kui Lätis venib Riia kesksõlm või Leedus ei jätku raha, siis ei sõida rongid ka Varssavisse. Ja kui täna räägitakse ainult ehitusest, kes maksab aga hilisemad hoolduskulud, liiklusjuhtimise, rongiremondid ja need kulud ei kuulu Euroopa rahastuse alla. Need kulud tuleb katta maksumaksjal. Kui juba ehitus nõuab miljardeid lisaraha, siis mis saab hiljem, kui igal aastal lisanduvad 10 miljonid hoolduskulud ja mitmed olulised otsused, mis on vajalikud rongiliikluse alustamiseks uuel raudteel 2031. aastal, on ju veel tegemata. Ainus otsus, mille 3 Balti riiki on siiani taristu haldamise kohta teinud, on see, et igas riigis saab olema eraldi sõltumatu haldusasutus. Lätis aga on ikka veel ainult ajutine taristu haldusasutus ja projekti peakoordinaator RB Rail AS-il ja riiklikel rakendusasutustel puudub mehhanism, mis ärgitaks vastavaid ministeeriumeid otsuseid kiiremini langetama. Puudub otsus, mis määraks kindlaks projekti osapoolte rollid, vastutuse ja raudtee haldamise põhimõtted, sealhulgas selle, kuidas jaotatakse kahjumit või kasumit või kuidas lahendatakse erimeelsust. Lugupeetud Riigikogu, Rail Baltic ei ole enam suur projekt, vaid suur auk riigieelarves. Sellisel kujul ja selliste hindadega ei tasu see enam ära. Me ei saa teha nägu, et kõik on kontrolli all, me ei saa ehitada poolikut raudteed ja loota, et kunagi hiljem tuleb raha juurde. Me ei saa jätta õpetajatele, päästjatele ja arstidele lubatud vahendid kõrvale, et katta projekti, mille valmimine on endiselt väga ebakindel. Seega kutsun üles, et peatada projekt enne, kui me oleme sidunud end võimatute kohustustega. Nõuda ausust ja sõltumatut vahehindamist, kas Rail Baltic annab rohkem kasu kui olemasolevate raudteede uuendamine ja regionaalsete ühenduste arendamine. Kui rahastust ei ole, ei tohi edasi liikuda soovmõtlemise ja laenurahaga, vaid tuleb kaaluda alternatiive. Samuti on ilmne, et see ei tasu isegi sotsiaalmajanduslikku aspekti arvestades ennast kunagi ära. Samuti tuleb arvestada, et Rail Balticu kaudu ei pruugi kunagi tekkida algselt lubatud otseühendusi Lääne-Euroopa raudteevõrgustikuga. Sellisel kujul Rail Balticut ei ole kellelegi vaja. Hea Riigikogu, meil peaks olema nii palju julgust, et tunnistada, et praegune Rail Balticu projekt ei arvesta rahaliste vahendite puudust ja vajab radikaalset ümberhindamist. Seetõttu teeb EKRE ettepaneku Vabariigi Valitsusele loobuda Rail Balticu projekti elluviimisest Eestis ja astuda välja kõikidest projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest. Tänan teid kuulamast ja olen valmis vastama küsimustele. Aitäh! Suur tänu teile. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Te mainisite ka sotsiaalmajanduslikust aspektis ja siis ma küsin, et
kas see sotsiaalmajandustulu või see aspekt, milline ta on versus need vahendid, mis läheb selle ehitamisele ja ka hoolduskulud? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Ma tookski siin väga tabavalt teie enda võrdluse, et meile lubati elevanti, aga vastu saame hiire. Ehk siis seda arvestades, et kuidas ta peaks meile, ütleme, sotsiaalmajanduslikult ära tasuma, ei ole ju ka täpseid arvutusi tehtud. Või kui ongi, siis öeldakse, et see ei saagi ära tasuma, ei ole neid transpordi nõudmisi, ei ole ka neid inimesi, kes sooviksid seda kiirühendust Tallinna ja Varssavi vahel, et kõik see kokku näitab, et tänapäeval me oleme jõudnud olukorda, millega me ei osanud võib-olla 10 aastat arvestada. 10 aastat tagasi võis see Rail Balticu projekt tunduda ju toreda mõttena, et inimesed hakkavad Poolas äkki tööl käima ja arvestades ka seda, et kust see Rail Baltic ju läbi läheb, siis loeme juba nimetustestki, et soode vahelt. Et väga palju trajektoorist kulgeb nende läbi selle territooriumi, mis on looduskaitseala, kus inimesed ei ela, ehk siis ei ole näha sellist arengut, et see hakkaks ka tulu kuidagi tagasi tooma. Aitäh! Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja, ettekandja! Ma põhimõtteliselt arvan, et see on nagu mõistlik algatus, mida te ette kandsite. Aga mu küsimus on see, et kas te, ma ei tea, olete konsulteerinud või arutanud, et mida see meie et juhul, kui seda võiks toetada, seda eelnõud ja valitsus peaks hakkama tegelema, et mida see Euroopa kontekstis tähendab, et kas sisuliselt ühe osapoolena me Eestina, kui me väljuks, et kas siis lätlastel on võimalik ja leedukatel seal edasi olla või tegelikult siis Euroopa tasandil see lõpeb nii edasi, et kas on teil mingi teadmine olemas või ei ole? Aitäh! Aitäh! Ja tõesti väga hea küsimus, kuigi võiks ju mõelda, et me oleme selle trajektoori lõppjaam ja kui meie ju välja astuksime, ei mõjutaks see nii palju Lätit, Leedut, aga sellel teemal oli majanduskomisjonis ka juttu, siis vastus oli ühene, et ega siis Euroopa Liidu mingitest lepingutest, mis on Euroopa Liidus juba kord sõlmitud, ei olegi võimalik taanduda. Et see kõnelus või see arutelu läks sinna välja, et kui me tahame Rail Balticust välja astuda, siis me peaksime välja astuma ka Euroopa Liidust. Ehk siis paraku me olemegi jõudnud kõikide selliste, ütleme, projektidega, mis kuidagi on seotud Euroopa Liiduga, sellisesse seisu, kus arutelu koht on puudu. Et me ei saagi enam, ütleme, inimlikult kahepoolsena neid teemasid arutada, sest kohe on meil justkui bürokraatia nui vastas ja järgmine küsimus on kohe, et kas te mõtlete Euroopa Liidust välja astuda, kui teile mõni direktiiv ei meeldi või mõni projekt ei tundu enam mõistlik. Et jah, paraku on meil selline kogemus, aga samas miks mitte proovida, rääkida, öelda, et raha ei ole, kulud on suured, et 10 aastat on möödunud, nähtavasti võib veel 10 aastat minna, et tänapäevases olukorras see projekt ei tasu ka Euroopa Liidule ära. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Ja hea eesistuja ja ettekandja. Vaata Euroopa Liidus olemise üks põhiline argument, iga kui inimeste käest küsida, on see, et saab reisida, eks ju. Kui me selles teemas seda kohta vaatame, siis on selge, et ega ikka ei saa küll. Ja enne oli jutt, et selle rongiga saab nii tore saab minna Berliini ooperiteatrisse. Nüüd tuleb välja, et Reformierakonna juhtimisel ilmselt hakatakse Häädemeestesse ka uut ooperiteatrit rajama, sellepärast, et see rong enam kaugemale
eemale sealt ei vii. Ja tegelikult me teame, et kuna Euroopa Liidu rahasid on siia palju sisse pandud, siis meie võime ta Häädemeesteni ära ehitada või isegi piirini ikka. Et kui Läti midagi ei tee, eks ole, siis põhimõtteliselt me peame ka selle trahvi veel kinni maksma, mis nagu selle arvelt, et teised pole teinud oma kohustusi ära täitnud. Aga kas on tehtud üldse mingi arvutus, et näiteks sellesama raha eest, kui me oleks arendanud oma siseriikliku raudteevõttu, Haapsalu raudteed, Pärnu raudteed, Tartu suunda ja üldse korrastanud kogu Eesti raudteevõrku, et kas me oleksime saanud pigem rohkem seda, kui me saame nüüd, kui me topime täiesti mõttetusse projekti nimega Rail Baltic seda raha? Aitäh! Me rääkisime sel teemal ka majanduskomisjonis ja ega siis seal ju toodi argumendina välja, et me peame seda tegema, sest Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks liikmesriigid omavahel ühendada, et see, kui me kulutaks selle raha mõistlikult oma taristusse, see ei ühti selle algse ideega, et see Rail Baltic peab olema siis liikmesriike ühendav trass, et sealt nagu see argumentatsioon mõistlikule raha kasutusele langes kohe ära. Ja ka see teema, et kes siis peaks trahvid maksma, ka see teema jäi justkui selgusetuks, sest öeldi, et esmalt ju ei ole meil veel kohe neid trahve kaelas, et eks see tuleb hiljem siis iga riik justkui peaks ikkagi oma territooriumil olevate asjadega tegelema ja kui ta ei saa sellega hakkama, siis ta vastutab oma territooriumi eest. Aga mis on ka kummaline, et see trass peab korraga teenindama kiireid kaubaronge ja samal ajal ka seda kohalikku elanikku. Ja see tundub nagu mõnes mõttes jälle raiskamine, sest ütleme, et kiiretele kaubarongidele on teised nõudmised, nähtavasti peab ka see ehituslik konstruktsioon olema tugevam, vastupidavam kui see, et meil seal 120 kilomeetrit tunnis liigub siis kohalikke inimesi vedav rong. Aga nagu ikka, see projekt on utoopia, see on soovmõtlemine ja me võime ainult oletada hetkel, kas siis ooper hakkab tulema Häädemeestele või me saame kaugemale ka kui Häädemeeste. Aga aitäh! Rene Kokk, palun! Tänan, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. See teema püstitus on kahtlemata väga oluline ja väga õige. Ja need probleemid, mis on täna selle maaga, mis on meil omandamata riigi poolt tegelikult selle trassi jaoks, maaomanike, ütleme eesti keeles ülelaskmine selles osas, et ei tehta ära vajalikke töid, lõhutakse maaparandussüsteeme, metsloomade liikumine, mida pärsitakse pärast seda. Ja neid probleeme on veel palju, mis tegelikult on täna lahendamata ja iseäranis sellesama odavamaks tegemise arvelt just koormavad tegelikult maaomanikke, kellel on väga palju probleeme ja millegipärast ka Eesti meedia minu arust väga need kajastada ei taha. Sest isegi olen päris mitmetega kokku puutunud, käin inimestega kohtumas, aga kuidagi nagu meediasse nad ei taha nagu jõuda millegipärast, ei lasta läbi. Aga oskad sa arvata, et mis on see põhjus, miks siin saalis olijad tuliselt olid vastu sellele, et teha Rail Balticu uurimisgrupp siin Riigikogu poolt või uurimiskomisjon? Et ma arvan, me peame selle juurde tagasi jõudma, aga oskad sa arvata, et kui me probleeme nagu teame, et miks siis siin saalis olijate suur enamus oli sellele vastu omal ajal? Aitäh! Aitäh! Kuna suur osa siin saalis esindab peaaegu null, aga ütleme, et 14% toetusega erakondi, siis nähtavasti ei taheta mõista, et aeg-ajalt on ka kriitika ajakohane, et tõepoolest Riigikogu liikme kohustus on seista oma valijate eest. Mitte igale otsusele, mis valitsusest tuleb, kohe alla kirjutada, kõigega nõustada, vaid peab olema sellist tervet mõistust, et kui maaomanik on tegelikult võrreldes valitsusasutustega, kohtusüsteemiga ju nõrgemas positsioonis,
Et kui me vaatame ka neid vaidlusi, mis toimub tuulearendajatega, siis täpselt samamoodi on kohalik elanik nõrgemas positsioonis ja samas seda ei arvestata. Leitakse, et kui meil on riiklik plaan, siis me võime kõike teha. Ja minu meelest väga suur muutus toimus peale Riigikogu 2023. aasta Riigikogu valimisi, kui enne seda Kaja Kallas ütles, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, ja pärast seda kohe maksud tõusid ja argument oli selline, et meid ei oleks ju valitud, kui me oleks tõtt rääkinud. Ja praegust ma näen, et seesama filosoofia kannab kõiki neid valitsuse otsuseid, et ei saa tõtt rääkida, muidu te ei toetaks. Ja seesama Rail Balticu uurimus ka komisjon oleks ju selle tõe avalikustanud, et näha on seda sama. Ma ei oska teistmoodi seda põhjendada, kuid just see, et hoida kõik need Reformierakonna poolt läbiviidavad plaanid rahva eest salajas. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Eile toimus sotsiaalkomisjoni istung, kus Sotsiaalministeeriumi esindajad käisid mingeid ravimeid seal tahtmas Euroopa Liidu otsustuskorras määruse alusel ja nad ei saanud seda, mida nad tahtsid. Ja siis oli lisaks kommentaar, et kahjuks me oleme oma otsustusõiguse teatud küsimustes Euroopa Liidule ära andnud. Ja nüüd teie ütlete sama asja, et me ei saa sellest lepingust lahkuda, kuna siis me peame Euroopa Liidust välja astuma. Mina vaatan põhiseaduse paragrahv 1, mille alusel Eesti on iseseisev ja sõltumatu ja teise lause kohaselt Eesti iseseisvuse sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Mis on teie arvamus nende kahe näite põhjal, et kas me oleme ikkagi iseseisev riik ja sõltumatu riik, kui me oleme andnud oma otsustusõigus ära ja seda põhiseaduse vastaselt? Aitäh! Aitäh! Meile aeg-ajalt ikkagi tuuakse näiteks justkui liitudes Euroopa Liiduga, me justkui andsimegi oma õigused ära, aga ma ei ole sellega nõus. Ma leian, et me oleme ikkagi iseseisev riik ja me peaksime ka oma otsuseid tegema lähtuvalt põhiseadusest ja mitte nüüd minetama oma õigused, öeldes sellega, et oi, et kui me nüüd Euroopa Liiduga liitusime, et rohkem meil enam õigusi ei ole. Ma olen väga tihti täpselt sama olukorda kogenud. Üks näide on selline, et toodi ka eelnõu komisjoni ja üks komisjoni liige ütles, et aga miks me üldse hääletame, et kui see Euroopa Liidust tuleb, et see võiks ju kohe hakata kehtima. Et seal on ka mõni tõde sees, et tõepoolest, kui see juba Euroopa Liidust tuleb, et siis ju on mõttetu sellel vastu vaielda, aga ma kutsusin siin ka kolleegi korrale, et teate, et ikkagi me oleme iseseisev riik ja ikka päris nii ei tohiks olla, et kõik, mis Euroopa Liidust tuleb, et me peame sellele kohe alla kirjutama. Paraku väga suur osa Riigikogu liikmetest ei saa aru, et Eesti on iseseisev riik, et meil kehtib oma põhiseadus ja meil on oma otsustusõigus ja paraku seetõttu ka ollakse kriitikavabad. Et kahjuks nii on. Aitäh! Anastasia Kolenko-Kõlvart, palun! Ja aitäh, austatud ettekandja! Korruptsioonivastases erikomisjonis on ka Rail Balticu teema olnud mitmel korral üleval. Ja viimane kord, kui oli arutlusel see, et valitsus soovib 70 miljoni eest tellida ronge, siis minu küsimus oli järgmine, et kuidas on niimoodi üldse võimalik, et me mitme miljardi eest siis ehitame raudteed, tellime 70 miljoni eest ronge, umbes 30 miljonit läheb veel iga aasta selle ülevalpidamiseks, selle jaoks, et sõita vaid Tallinnast Häädemeesteni. Ja kujutage ette, mis vastus tuli Kliimaministeeriumi esindajalt. Vastus kõlas selliselt, see on ka ilusti protokollis olemas, see on ka salvestuses olemas. Ja me paneme need rongid sõitma, et rööpad rooste ei läheks. Et mis on teie seisukoht, et kas selline suhtumine, eriti maksumaksja rahasse ja selline põhjendus,
et kas see on üldse kuskilt kohast adekvaatne? Aitäh! Aitäh! Jah, et see paneb kohe, ma ei tea, käed vajuvad rippu, kui sellised põhjendused tulevad, et tehakse asja, millel ei ole otstarvet, vaid tehakse sellepärast, et teha, ilma et sellel puudub vajadus. Et neid näiteid võib veelgi tuua, et mõtleme kas või soode taastamine või kus asju tehakse või mõned veel need igasugused andmebaaside loomised selleks, et Euroopa Liidu raha ära kulutada ja tegeleda mingite asendustegevustega, või toome kas või kergliiklusteed Euroopa Liidu raha eest kuhugi, kus ei ole isegi inimesi, kes neid võiks kasutada ja see suhtumine, et justkui Euroopa Liidu raha ei olegi maksumaksja raha, on üdini vale ja korruptiivne ja sellist suhtumist ei tohiks riigi juhtimisel lubada, see ei ole riigimehelik, see ei ole säästlik ja sellised inimesed tuleks riigi juhtimisel välja vahetada. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu. Mida te vastaksite nendele inimestele, kes ütlevad, et seda projekti ei ole enam mõistlik lõpetada, sellepärast et sinna on juba niivõrd palju raha sisse pandud? Et kas ei oleks mõttekam nüüd juba mitte lasta tehtud kulutust raisku, vaid hoolitseda selle eest, et see kulutus, mis juba on tehtud, siis vähemalt mingitki head eesmärki hakkaks teenima? Minule meenub, et viimaste prognooside kohaselt on meile antud teada, et sellele projekti ülalpidamisele tulevikus kulub suurusjärgus 50–100 miljonit aastas. Aga milline on teie hinnang? Aitäh! Aitäh! Jah, ka Riigikontroll on viidanud sellele, et ei ole arvestatud ülalpidamiskulusid ja ei ole ka ju räägitud sellest, et kust see raha tuleb, et kui meil on projekti elluviimiseks ehk selle ehitamiseks on Euroopa Liidu rahastus, siis ka seesama teema, et äkki on odavam seda lõpuni viia, kuna on ju teatud kulutused tehtud, et kui ehitajatega need lepingud lõpetatakse, et kui suured oleks need leppetrahvid, siis lõpuni seda arvestust pole tehtud, sest praegune valitsus on ju seda meelt, et viime projekti lõpuni mis tahes hinnaga. Teeme kas siis kärped, üks rööpapaar, jätame ära peatused, jätame ära viaduktid, et peaasi, et saaks selle ikkagi lõpuni viia. Ma ei tea, võimalik, et 20 aasta pärast me olemegi selles olukorras, et see projekt tuleb pigem ümber vaadata või ütleme kas või selle eelnõu eesmärk on ka, et lõpetame selle sellisel kujul ära. Kõik need ettepanekud, mis võiks ju asendada seda, võimalik, et selle raudtee asemel võiks lihtsalt sõidutee olla, maantee võiks olla, aga ükski selline argument või selline analüüs, et äkki on midagi teistmoodi, mõistlikum. Võib-olla tõesti on õigem projekt praegust lõpetada, et arvutame need kulud ära. Seda ei ole tehtud. Ja võimalik, et kõikide nende europrojektidega on see, et viime lõpuni, siis vaatame, mis saab. Et toome kas või näite ka selle Pärnu lennujaamaga, et tehti ka, aga tehti valmis, aga ei võetud kasutusele, see oli Kadri Simsoni juhitud projekt, et võimalik, et juhtub sama asi, et lõpuks hakatakse hoopis teisel eesmärgil, võib-olla tõesti maanteena hoopis kasutama, et see on ainult minu spekulatsioon. Aitäh! Suur tänu teile, teile küsimusi ei ole rohkem. Aitäh! Rõhuasetusi. 3 minutit lisaks. Aitäh! Kuulasin siin eelkõnelejad Andre Hanimägi, kes ütles, et tema ei näe siin põhiseaduse riivet ja tema tahabki sellist ühiskonda, kus politsei meid
korra tagamise ja kuritegu ennetamiseks pidevalt jälgib. Ma nimetan seda, hea kolleeg, tegelikult digitaalse koonduslaagri pooldajaks ja samuti ka sotse, kes selle ees nagu seisavad. Aga nüüd asja juurde. Pärast seda, kui tänu õiguskantsleri ja tema büroole sai selgeks see, et riigiasutused teostavad varjatud teabe kogumist, tõusis debatt avalikus meedias, aga ma püüdsin minna nagu sügavamale ja leidsin seda, et tegelikult on toimunud ikkagi minu hinnangil kuriteo koosseis karistusseadustik paragrahv 315 alusel ehk ebaseaduslik jälitustegevus ja teabe varjatud kogumine. Ja kõigepealt, miks ma seda ütlen? Ma ütlen praegu kehtiva seaduse alusel. Kuna meie tegevust on numbrituvastuskaameratega pidevalt jälgitud, siis esimene küsimus on see, et puudub norm selle kohta, mismoodi seda tehakse. Ja tagantjärgi nii-öelda asja korda teha ei ole paha mõte, aga ebaseaduslik tegevus, ebaseaduslik jälitustegevus on ikkagi toime pandud. Kõigepealt korrakaitseseaduse paragrahv 34 ütleb küll, et võib ohu või väljaselgitamiseks või tõrjumiseks siis kasutada avalikus kohas toimuvat pilti edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku. Kuid on üks oluline tingimus veel, mida nad ei ole täitnud. Asi on selles, et paragrahv 34 lõige 3 kehtivast õigusest ütleb, et korrakaitseorgan on kohustatud avalikust isikuandmete töötlemisest tehnilise abivahendi jälgimisseadmestiku abil eelnevalt teavitama. Ja selles kasutatakse siis avaliku kohta paigutatud teabetahvlit, millel valgel taustal on musta värvi videokaamera kujutis ja sõna videovalve. Kui palju on praegu nende kaamerate ees kuskil sõna videovalve? Võib-olla paaris-kolmes kohas. Tartu maanteel, Viljandi maanteel seda ei ole. Järelikult on toime pandud ikkagi õigusrikkumine. Lisaks sellele prokuratuur jättis minu kaebuse rahuldamata selle kohta, kus ma palusin algatada menetlus selles osas, et on teostatud salajast jälitustegevust viitega sellele, et seadus seda ei sätesta. Kasutasin kaebeõigust ja esitasin uuesti siis kaebuse kriminaalmenetluse alustamata jätmise osas viitega sellele, et mis siis, et seaduses, kehtivas seaduses seda praegu sees ei ole, aga isikuandmete kaitse seaduses on kirjas, et on olemas selline instituut, kes teostab tegelikult järelevalvet isikuandmekaitse seaduse paragrahv 29, et kui on töödeldud isikuandmed, seda isikut tuleb informeerida. Seda aga tehtud ei ole. Nii et sisuliselt on õigusrikkumine kriminaalmenetluse mõistmes minu hinnangul toime pandud. Ja kui siin lugupeetud Andre Hanimägi rääkis sellest, et põhiseaduse pärane, siis tegelikult tasub teil seda vaadata natuke sügavamalt ja konsulteerida mõne asjatundjaga, sest küsimus on selles, teabe varjatud kogumine piirab toimingu objektiks oleva isiku kodu, perekonna või eraelu puutumatust ning sellega rikutakse põhiseaduse paragrahvi 26 ja 33. Sellepärast, et põhiõigusi piiravast teabehankes toimingust tuleb üldjuhul isikut viivitamatult teavitada. Ka enne nii-öelda jälgimissüsteemi rakendamist. Erandid on muidugi olemas, kriminaalseadustik seda võimaldab. Aga kui me kasutame sellist normistikku, nagu on praegu meil eelnõuga ees, siis küsimus ei ole numbri tuvastuses.
Sest kui te olete tähele pannud, siis selle fotole, mida siis see numbrituvastuskaamera teeb, salvestatakse mitte ainult mootorsõidukis olevad isikud, vaid ka selle läheduses viibivad isiku kujutis. Kujutist teatavasti digipildi näol on võimalik pärast ideaalselt suurendada, nii et sisuliselt on tegemist meil ikkagi digitaalse jälgimissüsteemi loomisega. Ja Varro Vooglaid märkis õigesti, et on olemas korra- ja julgeoleku tagatis ja põhiõiguste eraelu puutumatuse kaitse. Me ei saa lükata seda ainult korra tagamise eesmärgil ühte nurka kokku, vaid me peame säilitama ka õigused privaatsusele. Seda see eelnõu aga ei taga. Ei hakka siin vast üle kordama seda, kui palju võib tegelikult, kui palju on reguleerimata, ütleme, nende numbrituvastuskaamerate arv. Seda ei sätestata. Seega võib tähendada seda, et neid võib panna ükskõik kui palju, ükskõik kus kohta. Aga juba seaduse praegusel kujul, mis see praegu kehtib, eeldakse ka siis sellisel juhul videovalve teavituse silti selle ees. Huvitav oleks näha, kui siin koalitsioon selle seaduse ja sotsid selle seaduse vastu võtavad, milliseks muutub meie liiklusmaastik pärast seda. Videovalve, videovalve, videovalve. See ongi digitaalne koonduslaager. Aitäh. Järgmisena Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No ma ühe korra juba käisin siin puldis selle eelnõu menetluse raames fraktsiooni nimel kõnelemas, aga kuna mul on teisel lugemisel võimalik ka iseenda nimel kõneleda, siis ma mõtlesin, et ma räägin veel paar sõna, et vahendada seda kogemust, mis mulle suve jooksul osaks sai seonduvalt teatavate sammudega, mis ma võtsin ette, et veenduda, millised on ikkagi selle numbrituvastuskaamerate süsteemi kaudu kogutava informatsiooni koosseis ja ulatus. Nimelt, kevadel, kui toimus mitmete Riigikogu komisjonide ühisistung pärast seda, kui tuli siis välja, et PPA on avalikkuse eest varjatuna ja ilma õigusliku aluseta ehitanud üles selle massiivset informatsiooni kogumist võimaldava numbrituvastuskaamerate süsteemi, kinnitas sellel istungil PPA peadirektori asetäitja Kristi Mäe nii Riigikogu liikmetele kui ka avalikkusele, et üldjuhul selle kaamerate süsteemi kaudu ei pildistata üles, kes on need inimesed, kes viibivad siis pildistatavates autodes. Ja minule tundus see kinnitus kahtlane. Ma mõtlesin kohe, et ma ei usu seda hästi. Et ma arvan, et paljudel juhtudel tegelikult pildistatakse üles see, kes siis autos viibib. Ja et selles veenduda, ma kasutasin oma isikuandmete kaitse seadusest tulenevat õigust ja pöördusin PPA poole avaldusega, kus palusin siis mulle väljastada kõik minu kasutuses olevas sõiduautos tehtud pildid, kõik pildid, mis on siis numbrituvastuskaamerate süsteemiga tehtud ja vastavasse andmebaasi kantud. Ja selle asemel, et väljastada mulle kõik minu autos tehtud pildid, väljastas PPA mulle 2 pilti ja ütles, et kui te soovite kõiki pilte, eks siis andke teada. Olgugi, et ma olin juba öelnud, et ma soovin kõiki pilte. Lisaks olid need 2 pilti ulatuslikult töödeldud sellisel viisil, et autos viibiva isiku ehk siis juhi koha peale oli pandud must kastike ja ühtlasi oli kaetud kinni kõik, mis on auto ümber. Kujutad ette, eks ole, et pilt on nii suur, siin on auto ühes kohas ja ainult selle auto on näha, kõik ümbert on kinni kaetud ja ühtlasi on veel juht ka kinni kaetud. Ja siis ma ütlesin spetsiifiliselt, palun väljastage mulle kõik pildid, mis te olete minu autost teinud ja sinna andmebaasi kandnud ja väljastage need töötlemata kujul. Selle peale PPA väljastas mulle siis mitte enam 2 pilti, vaid veel 95 pilti, sest kokku oli väidetavalt neid pilte 97, aga endiselt kõikidel piltidel oli kõik auto ümber kinni kaetud ja olid kinni kaetud siis ka autos viibivad isikud, ennekõike siis juht, enamasti sõidangi üksinda. Siis pöördusin uuesti PPA poole, ütlesin, et ma ju palusin teil spetsiifiliselt, et väljastage mulle pildid töötlemata kujul.
Ja ühtlasi argumenteerisin, et ei ole pädevad need põhjendused, mis te olete esitanud põhjendamaks, miks te väljastasite pildid töödeldud kujul, sellepärast, et esiteks pole põhjust katta kinni kõike, mis on auto ümber, sellepärast, et seaduse kohaselt peavad need kaamerate asukohad olema niikuinii avalikud. Ehk ei ole mõtet kõike kinni katta selleks, et ei oleks võimalik tuvastada, kus see kaamera on, sest vastavalt seadusele te ei tohigi varjata, kus see kaamera on. Seda esiteks. Ja teiseks, ei ole mõtet katta kinni minu isikut, sellepärast, ja viidata siis isikuandmete kaitse vajadusele, sellepärast, et ei ole ju põhjendatud kaitsta minu isikuandmeid minu enda eest. Ja seal juures ma andsin PPA-le ka kinnituse, et nagu te võite ise kõiki neid pilte vaadates veenduda, ei ole kogu selle perioodi jooksul, millal te olete need pildid teinud, mitte kordagi minu autot kasutanud mitte keegi peale minu. Ma mõtlesin läbi, kas on või ei ole. Kas on keegi minu lähedastest või ma ei tea, autoremondi töökojast äkki, ma ei ole autoga remondis käinud sel perioodil ja ma ei ole andnud ka oma autot kellelegi kasutada. Fakt on see, et kõikidel juhtudel, mis need pildid on tehtud, mil need pildid olid tehtud, olin roolis mina. Nii et teil ei ole põhjust, kahel põhjusel minu isikut kinni katta väljastatavatel piltidelt. Ja sellest hoolimata PPA ütles mulle uuesti, et ei, me ikkagi ei saa teile väljastada neid pilte ilma, et me juhi kinni kataksime, sellepärast, et me ei saa veenduda, kas ikkagi olete kõikidel juhtudel roolis olnud teie. Jällegi absurdne jutt, sellepärast, et kui piltidelt ei ole võimalik ära tunda, kes on roolis, siis pole ju põhjust ka juhti kinni katta, sest et niikuinii ei ole võimalik ära tunda, kes on roolis. Aga kui piltidelt on võimalik ära tunda, et roolis olen mina, siis pole jälle ühtlasi põhjust seda kinni katta, sellepärast, et minu isikuandmeid pole põhjust minu eest kaitsta ega varjata. On ju nii? Loogiline lihtsalt, loogika ABC. Ja sellest hoolimata PPA mulle neid pilte töötlemata kujul ei väljastanud. Kuni siis teema võttis üles Aktuaalne Kaamera, tegi sellest loo ja AK ajakirjaniku käest mina sain teada, et aga kas te olete kuulnud seda, et PPA ütles meile, et tegelikult nüüdseks on need pildid juba kustutatud, ehk teil ei ole võimalik neid ka enam andmekaitse inspektsiooni kaudu kätte saada. Ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Lootsin saada 5 minutiga hakkama, aga ei jõudnud ikkagi. Ehk siis ma esitasin veidi enne seda andmekaitse inspektsioonile avalduse ja palusin neil kohustada PPA-d väljastama mulle minust tehtud pildid ilma siis kriitilist informatsiooni kinni katmata ja tuli välja, et PPA oli andmekaitse inspektsioonile öelnud, et võib ju olla, et meil on seadusest tulenev kohustus talle see informatsioon väljastada, aga midagi pole teha, mida pole, seda pole. Ei saa väljastada, sellepärast, et 3 kuud on piltide tegemisest möödunud ja me ei tohi ju pilte kauem säilitada ja selle tõttu me kustutasime need ära. Nii et kurb lugu, aga näete, ei saa. Ja ma lihtsalt tahtsin selle jutu siit puldist ära rääkida, et näidata, kuidas siis PPA käitub. Ja ma ei taha kuidagi rõhutada oma staatust Riigikogu liikmena, aga fakt on siiski see, et ma pöördusin PPA poole mitte eraisikuna, vaid Riigikogu liikmena ja Riigikogu õiguskomisjoni liikmena, selle komisjoni liikmena, mis on siis konkreetse probleemi lahendamisele suunatud eelnõu menetlemisel juhtivkomisjoniks. Ma soovisin õiguskomisjoni liikmena teada saada, kasutades oma seadusest tulenevaid õigusi, millist infot te ikkagi reaalselt kogute. Sellepärast, et see on oluline tulevase regulatsiooni kujundamise ja sellele hinnangu andmise seisukohast. Ja nagu näete, seda juttu kuulates, ma andsin teile üldjoontes ülevaate, ma seda infot kätte ei saanudki. Ja minu arvates PPA ei käitunud heas usus, minu arvates ei peaks PPA suhetes Riigikogu liikmetega ega ka teiste kodanikega sellisel viisil käituma. Rääkimata sellest, et lõpuks jääb ka küsimus, miks siis seda infot mulle välja ei antud, milles probleem on? Miks ei võiks mulle näidata, millised on need pildid, mis on minust tehtud? Miks ei võiks vähemalt mulle anda pilte sellisel kujul, et minu isik ei ole kinni kaetud? Milles asi on? Ja ma väidan, et põhjus on väga lihtne. Kõik märgid viitavad sellele, et minu isik kaeti kinni selleks, et ma ei saaks veenduda, et ma olen nendelt piltidelt väga selgesti äratuntav ja et ma ei saaks ka avalikkusega seda informatsiooni jagada, et ma olen paljudelt nendest piltidest selgelt äratuntav. Mis omakorda oleks ju viidanud sellele, et PPA peadirektori asetäitja poolt Riigikogus, Riigikogu liikmetele ja ka avalikkusele antud kinnitus, et üldjuhul ei ole nendelt piltidelt isikud äratuntavad, kes on autos, ei vastanud lihtsalt tõele. Ja siin me nüüd siis oleme ja niimoodi neid asju näeme. Lõpetuseks 2 kiiret kommentaari seonduvalt sellega, mida ütles kolleeg Andre Hanimägi. Ütleb, et mingit jälgimisühiskonna juttu ei ole mõtet numbrituvastus kaamerate süsteemi puhul rääkida. Absoluutselt ei saa nõustuda.
kui ikkagi mitukümmend miljonit pilti tehakse kõikidest Eesti teedel liiklevatest autodest ja nendes viibivatest isikutest, ilma et need isikud oleksid mingisuguselgi määral kehtivat õigust rikkunud, siis see on väga ühemõtteliselt just nimelt jälgimisühiskonna muster. Lausaline andmete kogumine inimeste kohta, ilma et nad oleks midagi rikkunud. Ja teiseks, kolleeg Hanimägi ütles, et eks selle eelnõuga seonduvalt on lõpuks küsimus sellest, millist ühiskonda me tahame. Tema ütles, et me kindlasti ei taha sellist ühiskonda, kus politsei käed on seotud. Meie ütleme, me kindlasti tahame sellist ühiskonda, kus kehtiva õigusega on politsei käed seotud. Meie arusaam sellest, millist ühiskonda me tahame, ongi sotsidega võrreldes väga erinev. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! No see Rail Baltic on nüüd näide, see on nagu õpiku näide Eesti kääbusriigi gigantomaaniast. Meil on gigantomaania, me purustame Venemaad, tükeldame teda, surume põlvili. Teiselt poolt me ehitame mingisugust raudteed, mis viib ei kusagile, mis maksab pööraselt palju, kus ei ole meil kaupasid, mida vedada, sest meie majandus on Reformierakonna targal juhtimisel sisuliselt hävitatud või hävimise kursil. Ja samal ajal on meil tegemata kõik kodutööd. Meil ei ole 4-realist teed Tartusse, meil ei ole 4-realist Via Balticat, meil ei ole Saaremaa püsiühendust. Kui sa Hiiumaale lähed, siis sa ei või kunagi kindel olla, kas sa saad ikka praamiga tagasi, sest võib-olla on vesi madal, võib-olla on tehniline rike, võib-olla on veel mingisugune probleem. Need kodused asjad on meil kõik korrast ära ja tegemata, sest raha ei ole. Raha ei ole. Aga gigantomaania, ehitada raudtee, kaevata 10 meetrite sügavuselt sohu kuni kandva pinnaseni trasse, ehitada viadukte, mis ei vii mitte kusagile. Vaat selle jaoks meil raha on. Ja miks meil see raha on? Miks see raha leitakse? Ma ei tea, kus kohast. Tulevaste põlvkondade vaevade ja võlgade hinnaga on sellepärast, et me oleme Euroopa Liidus. Meil on vaja püsiühendust Euroopaga. 10 aastat tagasi lubati meile, et saame, ma ei tea, 6 tunniga või palju seal oli, võib-olla ma eksin, saame Berliini ooperisse. Nüüd tuleb välja, et kuskile Kükametsale saame välja ja seal tuleb siis, ma ei tea, Teivasjaamas meil oodata, ma isegi ei oska öelda, missugust transpordivahendit, millega siis ikkagi Berliini ooperisse saada. Absurd ju täielik, totrus täielik, aga surume edasi. Surume edasi. Ei mõista seda kõike, lihtsalt ei mõista seda kõike. Ja siis öeldakse meile, et aga me ei saa sellest projektist enam lahkuda, sest siis tuleb meil Euroopa Liidust ka lahkuda. Ma ütlen teile, sõbrad, aga lahkumegi Euroopa Liidust, sellest ebademokraatlikust, rohehullust, nui neljaks kõikidele peale suruvast Euroopa Liidust, sõjahullust põdevast Euroopa Liidust. Lähme ära, muutume selleks iseseisvaks riigiks, kelleks me tõepoolest, tões ja väes tahtsime saada 1990. aastate algul. Lähme ära. Miks me peame olema Euroopa Liidus, mis surub meile peale vihakõne seadust, mis paneb meid ehitama raudteed sohu ja ei kusagile, mis nõuab meilt tohutuid ohverdusi kõikvõimalikel ideoloogilistel põhjustel. Hullumeelsus ju. See on ju hullumeelsus. Arendada tuumaenergeetika või arendada oma põlevkivienergeetika asemel tuuleenergeetikat, mis oleks mõistuspärane, aga ei. Ja siis tuleb meile igal kolmapäeval siia küll peaminister, õigemini usurpeerunud peaminister ja muud ministriametis olevad tegelased, kes räägivad meile täpselt sellist orwellikku juttu. Rahu on sõda, puudus on heaolu ja nii edasi ja nii edasi. See ei ole ju mõistuspärane. Miks me teeme seda siin? Kas tõesti Eesti rahvas on valinud ennast esindama 101 inimest, kes arvavad, et Euroopa direktiivide kohaselt on nende peamine ülesanne mitte riigi heaolu, riigi infrastruktuuri mõistuspärase arengu,
riigi energeetika mõistuspärase arengu, riigi demokraatlike vabaduste ja võimude lahususe eest seismine, vaid totrate eurodirektiivide täitmine. Aga välja astuda ka ei saa. Jah, ega mul ei olegi midagi öelda. Tegelikult peaks rääkima muidugi ka veel sellest, et selle eelnõu kontekstis ei ole üldse räägitud keskkonnamõjudest, mis on ka ülimalt oluline. Ei ole räägitud meie loodusressursside mõistuspärasest kasutamisest. Liiv, kruus, tsemendi tegemine ja nii edasi ja nii edasi. Kõigest sellest ei ole siin üldse räägitud, aga see on mitte vähem oluline kogu selle projekti juures, et ta mõistuspärane oleks. Ja seetõttu mul ei ole ju mingit kahtlust, et kivinägudega koalitsioonisaadikud tulevad ja hääletavad selle eelnõu maha. Aga teadke siis, kullakesed, kes te selle eelnõu tagasi lükkate, et sellega te võtate ka vastutuse selle eest, et Eesti riik ei käitu ja ei tegutse mõistuspäraselt, vaid teeb seda mõistuse vastaselt. Aitäh! Aitäh! Ja suur tänu! No nagu juba öeldud, kõnelen meie fraktsiooni nimel ja ütlen kohe algatuseks ära, et me ei saa seda eelnõu toetada sellepärast, et meie kindla veendumuse kohaselt on see põhiseadusega vastuolus. Ja teatavasti Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt, paragrahvis 3 sätestatud põhimõtte kohaselt, riigivõimu võib teostada üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste ja ilmselt siis laiendusena ka otsuste alusel. Nüüd alles see oli, kui juunikuus parlamendis võeti vastu 2 seaduseelnõud, mille mõlemad jättis president välja kuulutamata, kuna need olid tõepoolest elementaarselt põhiseadusega vastuolus. Ja nüüd me näeme siis seda, kuidas jätkub pikaaegne praktika, mille kohaselt igal aastal kinnitatakse selline eelnõu, otsuse eelnõu või otsus siis parlamendi poolt, mis on samuti põhiseadusega vastuolus. Samas on see praktika saanud ilmselt jätkuda selle tõttu, et erinevad seaduseelnõudest ei saa Riigikogu otsuste eelnõusid president jätta välja kuulutamata ega õiguskantsler vaidlustada, sellepärast et need ei ole seaduseelnõud. Miks siis on see otsuse eelnõu põhiseadusega vastuolus? Põhiseadus ütleb paragrahvis 128 lõige 1 selgesõnaliselt, et Riigikogu otsustab Kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. See tähendab, et Kaitseväe välismissioonidele viimise kohta peab otsuse langetama Riigikogu. Pidades silmas niisuguste otsuste ülisuurt kaalu ja ka potentsiaalselt väga kaugele ulatuvaid tagajärgi, on see igati õige. See peabki olema parlamendi, mitte valitsuse otsus. Milline regulatsioon on aga ette nähtud siis selle eelnõuga 705 OE? Riigikogu annab valitsusele volituse viia Eesti Vabariik 2026. aastal kuni 100 kaitseväelase ulatuses sõjalisele missioonile operatsiooni raames, millesse ei ole varem panustatud ning mis toimub NATO, mõne selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhtimisel. Nii. Seejuures seda otsust langetades me ei tea, kelle vastu korraldataval sõjalisel operatsioonil peaksime me siis oma kaitseväega osalema. Me ei tea täpselt, milliste teiste riikidega koos peaksime seda tegema. Me ei tea, millisel põhjusel ja me ei tea ka, millises rollis. Samuti me ei tea, kes seda operatsiooni siis juhiks. Ometi me anname siis selliseks operatsiooniks siin nõusoleku. Ja mina väidan, et see on täiesti ühemõtteliselt põhiseaduse paragrahvis 128 lõige 1 sätestatuga vastuolus, sellepärast et sisuliselt parlament delegeerib oma otsustusõiguse valitsusele. Põhiseadus ütleb, et sellise otsuse peab langetama parlament, aga parlament otsustab, et me võimaldame selle otsuse järgmise aasta jooksul langetada siis valitsusel, nagu me oleme lubanud seda teha juba viimased 10 aastat. Aga nii ei tohi teha, sest et kui põhiseadusega on ette nähtud teatavad pädevused parlamendile, siis parlament ei tohi seda otsustusõigust edasi delegeerida. Nii, ja selles mõttes on asi väga tõsine, et me elame ju keerulises julgeolekuolukorras ja nagu ma ka eelmisel aastal siinsamas saalis sarnast eelnõud menetledes küsisin ja nagu me kuulda saime, tegelikult
selle otsuse alusel võiks valitsus võtta vastu ka otsuse osaleda kuni 100 kaitseväelase ulatuses sõjalisel missioonil Ukrainas. Mitte miski ei takista selle tegemist. Seda kinnitas eelmisel aastal ka näiteks kolleeg Leo Kunnas, kui ma spetsiifiliselt küsisin. Ja ma arvan, et seda peavad tunnistama ka kõik teised. Ma ei räägi siin sellest, kas on tõenäoline, et sellele otsusele tuginedes niisugune samm astutakse. Ma räägin siin sellest, et see on reaalselt võimalik. Mitte miski seda ei takista. Kui üks NATO liikmesriik algatab sellise missiooni nii-öelda tahtekoalitsiooni raames, siis see eelnõu seda täpselt võimaldab. Nii et pidagem silmas ka kõik, kes seda menetlust siin kuulavad, sisuliselt selle eelnõuga otsustatakse anda valitsusele õigus minna Ukrainasse sõjalisele missioonile. Nüüd veenev ei ole ka argument, et võib-olla tuleb valitsusel tegutseda väga kiiresti ja enam ei jõua parlamendilt vastava otsuse langetamiseks mandaati küsida. Ma palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaks. Kui me vaatame Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, paragrahvi 49, see reguleerib siis seda, kuidas kutsutakse kokku Riigikogu täiendav istung käimasoleva istungjärgu raames. Ja see ütleb nõnda, et vähemalt 3 päeva enne siis kavandatava istungi toimumist tuleb see teade välja saata, aga ühtlasi lisab, et kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg olla lühem. Ehk siis võib kutsuda selle istungi kokku ka järgmiseks päevaks või põhimõtteliselt ka samal päeval, kui hommikul kutse saata, ma kujutan ette. Kui me vaatame, mida ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragrahvides 50–52, siis seal on öeldud, et erakorralise istungjärgu saab kutsuda kokku etteteatamise tähtajata kas või järgmisel päeval. Ehk kui me räägime ajast, mis jääb siis istungjärkude vahele talvel või suvel. Nii et ei ole mitte mingisugust põhjust ka ajalise kammitsetuse tõttu anda sellist blanketset volitust valitsusele ja loovutada siis parlamendi otsustusõigus. Ja täiesti sõltumata sellest, kas me arvame, et see on vajalik eelnõu või mitte, ametivande kohaselt me ei tohi toetada mitte ühegi seaduseelnõu ega ka otsuse eelnõu vastuvõtmist, mis ei ole põhiseadusega kooskõlas. Ja see on ka põhjus, miks meie ei saa mitte kuidagi niisuguse praktika jätkamist toetada. Aitäh, tänan tähelepanu eest. Ja suur tänu. Mina kõnelen ka fraktsiooni nimel, kuigi mitte Reformierakonna fraktsiooni nimel, jumal tänatud. Nüüd see kaasus on heaks näiteks palju suuremast probleemist, millega me Eestis silmitsi seisame. Ja see probleem võib olla lühidalt kokku võetud tõdemusena, et mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest, kui me räägime riigivõimu teostamisel toime pandud vigadest või isegi sigadustest. Tuletame meelde, kuidas see juhtum alguse sai. Kevadel meedia kaudu tuli avalikkuse ette informatsioon selle kohta, et PPA on juba aastate jooksul ehitanud üles ulatusliku numbrituvastuskaamerate süsteemi. Selle süsteemiga on kaetud kogu Eesti. Süsteemi osaks on 175 kaamerat väidetavalt, millega tehakse igal aastal 10 miljoneid pilte Eesti teedel sõitvatest autodest, kusjuures täiesti valimatult, selles mõttes, et ka ei pildistata üles erinevalt kiiruskaameratest ainult neid inimesi, kes rikuvad mingisugust kehtiva õiguse normi, vaid pildistatakse lihtsalt üles kõik inimesed, kes kaamerate alt läbi sõidavad ja kantakse need vastavasse andmebaasi. Nüüd nagu õiguskantslergi on öelnud, õiguslikku alust sellise kaamerate süsteemi ülesehitamiseks ei ole Riigikogu kunagi loonud. Puudub õiguslik alus. Järelikult selline praktika on olnud vastuolus õigusriikluse baaspõhimõttega, mis on sätestatud põhiseaduse paragrahvis 3 ja mis sätestab, et riigivõimu võib teostada üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Jäme õigusriikluse põhimõtte rikkumine. Mis edasi sai? Kas selgitati välja, kes ja kuidas vastutab sellise jämeda õigusrikkumise eest, et kodanike kohta on kogutud massiliselt informatsiooni aastaid ilma õigusliku aluseta? Ei, mitte midagi sellist ei juhtunud. Vastupidi, selle asemel asutigi siis astuma samme lihtsalt selleks, et luua sellele samale seni õigusvastaselt ellu viidud praktikale õiguslikku alust. Ja seda me siis nüüd täna siin näemegi. Ongi parlamendi ees eelnõu teisel lugemisel,
millega siis see ebaseaduslik praktika lihtsalt seadustada. Ja vot niimoodi põhimõtteliselt ei tohiks õigusriigid asjad käia. Ei tohi olla nii. Sellepärast, et millise sõnumi see saadab kõigile inimestele, kes siis teostavad riigivõimu. Kas peab eriliselt hoolitsema selle pärast, et mitte praktiseerida riigivõimu vastuolus kehtiva õigusega? Kas peab eriliselt pingutama selle nimel, et hoiduma kehtiva õiguse vastaselt tegutsemisest või lihtsalt ilma õigusliku aluseta tegutsemisest, mis on ka kehtiva õigusega vastane tegevus tegelikult? Ei, puudub põhjus selle nimel pingutada, sest kui tuleb välja, et tegime õigusvastaselt ilma õigusliku aluseta, mis siis ikka? Meedias kirjutatakse mõned teravad artiklid, ju tuleb mõned kommentaarid anda ja siis parlament seadustab selle asja lihtsalt ära ja läheme samamoodi edasi. Vale, põhimõtteliselt vale lähenemine ja kui sellist vale lähenemist jätkatakse, siis ei ole ka põhjust oodata, et põhimõttelised probleemid Eestis hakkaksid lahenema. Edasi, see süsteem, millest me räägime, numbrituvastuskaamerate süsteem, millega massiliselt kodanike kohta informatsiooni kogutakse, ilma et nad oleks mingit õigust rikkunud, on põhimõtteliselt vale ka selle tõttu, et see on vastuolus andmete kogumise minimaalsuse põhimõttega. Mäletate, kusagil 10, 15, 20 aastat tagasi oli veel aeg, kus reaalselt lähtuti sellest põhimõttest, et kodanike kohta tuleb koguda informatsiooni nii vähe kui võimalik ja nii palju, kui on hädavajalik, mitte rohkem. Ja mida me nüüd näeme, seonduvalt selle infoajastu võimaluste laienemisega, seonduvalt sellega, et on tekkinud palju ulatuslikumad võimalused andmeid koguda ja säilitada ja töödelda, eriti veel tehisintellektile tuginedes, lihtsalt on justkui sujuvalt sellest põhimõttest loobutud. Kuna me saame koguda ju palju rohkem, siis kogume palju rohkem. Sellepärast, et loomulikult need aitavad meil erinevaid eesmärke saavutada. Kolleeg Jufereva-Skuratovski ütles siin hetk tagasi, et see aitab tagada meil paremini ühiskonna turvalisust. Loomulikult aitab. Mida rohkem inimeste kohta andmeid kogume, seda turvalisemaks me saame ühiskonna muuta. Aga aru tuleb saada sellest, et turvalisus ja vabadus on ühe diapasooni kaks otsa. Mida rohkem sa suurendad, paned rõhku turvalisuse saavutamisele, seda rohkem sa pead koomale tõmbama vabadust. Ja kui me tahame teha täiesti turvalise ühiskonna, siis tuleb vabadust täiesti välja juurida. Allutada inimesed totaalsele jälgimisele, totaalsele selles mõttes jälitamisele, vajadusel ka reaalajas. Vabandust, ma palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit. Ja siis on väga turvaline. Ja ultimatiivselt võime me sellest samast kaalutlusest lähtuvalt ju seada sisse ka näotuvastuskaamerad, liidestada näiteks kõik linnas olevad kaamerad, linnaruumis olevad kaamerad ja kaubanduskeskustes olevad kaamerad näotuvastustehnoloogiaga, et reaalajas oleks võimalik näiteks õiguskaitseorganitel toksida arvutisse sisse. Soovin näha, kus praegusel hetkel või viimase tunni jooksul või 2 tunni jooksul on viibinud, ma ei tea, Kalle Grünthal või Anastasia Kovalenko-Kõlvart või Andre Hanimägi, eks. Andmebaasi on kantud suur hulk pilte nendest, nende nägudest ja selle andmebaasile tuginedes saab siis süsteem hakata kohe kammima, profileerima ja otsima üles, vaatama erinevates kaameratesse, vaadata, kas kusagil on tuvastatud mingisugune pilt, mis vastab nendele piltidele. Vaadake, kui palju turvalisemaks me saame ühiskonna niimoodi teha. Kohe leiame üles kurikaelad. Aga tulemus on see, et me elame sisuliselt ühes suures koonduslaagris. Ja küsimuseks jääb, kas me tahame muudkui edasi ja edasi ja edasi selles suunas liikuda. Meie ei taha. Meie tõepoolest ei taha ja see on ka põhjus, miks me seda eelnõud ei toeta. Nüüd see, et teised teevad ka, nagu kolleeg Jufereva-Skuratovski ütles, ei ole ju mingisugune õigustus. Ütles, et me ei pea siin jalgratast leiutama, et paljudes Euroopa riikides tehakse sama asja. Kui minnakse vales suunas, siis ei tähenda, et meie peame ka vales suunas minema. Vastupidi, me võiksime näidata head eeskuju ja öelda, et õigus eraelu puutumatusele ei ole mingisugune ajalooline igand, vaid see on reaalne põhiseaduslik õigus, mida tuleb ka infoajastul võtta tõsiselt. Ja lõpetuseks ma ütlen paar konkreetsemat asja selle, ma ei näe enam palju mul aega on, sest mul tuli tagasi pilt pimedaks. Lõpetuseks ma ütlen ka paar konkreetsemat asja. Esiteks, politsei võib panna neid kaameraid üles nii palju, kui tahab seaduse kohaselt. Praegu neid on väidetavalt 175, aga mitte miski ei takista seaduses kavandatud kujulga panna politsei neid üles näiteks 1000 või 2000 või 3000. Ja kui näiteks politsei otsustab liidestada sellesse samasse süsteemi kaubanduskeskuste valvekaamerad, siis võib väga kiiresti olla, et neid kaameraid ei ole 175, vaid neid on 1000.
ja mitte mingit seadusandja poolt pandud piiri ei eksisteeri. Ja mina arvan, et see on vale. Võiks siis kas või öelda nii palju, et hea küll, olete 175 pannud, üle 200 ei pane, ilma et tulete seadusandja käest selleks luba küsima ja põhjendate ära, miks teil on nüüd nii palju siis vaja. Ei oldud sellega samuti nõus. Ja teine aspekt on see, et politsei võib need panna üles ainult tuginedes ohuhinnangule, et selles kohas tõesti ohuhinnangust lähtuvalt on vajalik neid kaameraid üles panna. Nüüd, kes neid ohuhinnanguid koostab, politsei ise, ja kes neid kontrollib, mitte keegi. Nii et põhimõtteliselt on see ainult üks linnukene kastikeses, politsei ise ütleb, et meie ohuhinnang näitab, et sinna on põhjendatud panna ja panevadki. Ei ole põhjendatud selline asi. Nii et meie üleskutse on seda eelnõud mitte toetada. Aitäh!